Armas Kaili, sina oled ka nüüd jõudnud lõpusirgele imelise Valdit 90 väljakutsega ja sina olid meie grupis üks aktiivsemaid, siin oli teisi ka, aga sina olid üks aktiivsemaid siis kokkasid ja tundub, et see Valdit täiesti aktiveeris sinu sees loomingulise koka, et kuidas sinul oli enne seda väljakutset, et kas sa siis ka hullult kokkasid või alles nüüd said siukse hoo sisse? No tegelikult eks ma kokkasin enne ka, aga ma ütleks seda, et ma olin enne ikka suur suhkrusõltlane, et see suhkrupilv minu kohalt ära hajus ja ma tundsin, et ma ei ole enam udu sees, andis mulle nii palju energiat ja sellist särtsu, et ma tahtsingi kokata ja see tundus, et nagu vau, aga kuidas siis enne nagu ei saanud neid asju niimoodi tehtud, sellise energiaga ma just mõtlen ja see, kuidas ma katsetasin ja kuidas ma uurisin ja kuidas see loomingulisus läks käima, et see on ikka tänu sellele, et seda suhkrupilve minu kohale ei hõiu enam. Just, väga hea, et see tundub nagu väga suur võit olema. See oli minu üks suurimaid võite, kuna see oli minuga üks miks saada see toiduvabadus ja saada lahti suhkrusõltuvusest, siis selle ma saavutasin. Ja tänu sellele programmile ikkagi, mis minu jaoks, ma ei suuda nagu imestada, kui geniaalne see programm lihtsalt on. Et kuidas tegelikult ta on nii teadlikult, nii nutikalt üles ehitatud, et see sõltuvustest loobumine on tegelikult nii lihtne. No, uskumatu lihtsalt nagu tagantjärgi vaadates. Jah, et samm-sammu haaval ja kui ilusti protsessi usaldad ja juhiseid jälgid, siis ongi täiesti köki-möki. Jah, täiesti lihtne ja mõnus selline. Ja nüüd, kuidas sinu jaoks selline formaat toimis, et siin kõned siis Eerikuga, tema siis videod ja minu siis kõned lisaks, Facebooki grupp ja grupi kõnedel siis ka teiste lugude kuulmine ja Facebookis ka hästi palju veel lisaboonuseid ja asju ja siis mina kui coach sulle, et kuidas kogu see kompott sinu jaoks nagu sobis? Mina nautisin täiega seda kogu protsessi. Et mina nautisin Eeriku videosid, ma hommiku ekstra ärkasin üles, et jõuda enne tööle minekut need asjad ära kuulata kõik. See oli nagu, et homme ongi tema video, vau, homme ma kohtun temaga, eks ole. Ja need teadmised, eks ole, kuidas ma endas neid integreerisin ja ma oleks tahtnud kohe kõigile neid jagada. Aga nagu Eerik ütleb, et me ei peaks olema need missionärid, vaid igal ühel on nagu omad sammud, kuidas ta selleni jõuab. Samamoodi oli ka meie kogunemistega, et ma ikka ootasin, et täna on see päev, täna õhtul ma siis pühendun kõik minu aeg, mina naudin, mina teen märkmeid ja olen selles maailmas, et mulle nagu tohutult meeldis. Ma ei tea, mis edasi saab, kuidas nüüd siis esmaspäeval ei olegi kõnet või mis saama. Ja just. Et minule nagu väga see formaat sobis, et igal ühel olid nagu omad sellised nüansid, mis juurde andsid, et üks asi oli Eeriku kõned, teine oli nagu see kogunemine meil siin grupiga, et kus sa siis tõlgendasid ja kui ma võib-olla millestki, kas ei pannud nagu tähele, võib-olla mõnda asja seal, siis sina oma kõnes tõid nagu uuesti need välja, nii et igal juhul ma sain selle info ja see nagu integreerus minu sees, et see oli nagu super. Ja teiste need jagamised ja sinu tagasiside, et minu jaoks nagu see toimis ka väga hästi, et ma ei osanud alati ise neid küsimusi üldse esitadagi, mis just teistel olid, et nagu ahaa ja vau ja ma imetlesin seda, et kuidas ikkagi meie grupi inimesed julgevad küsida ja üldse, mis küsimused on, et minu meelest oli see nagu hästi super. Ja kui nüüd eraldi välja tuua, et kuidas sinu jaoks toimis minu kui coachiga koostöö? No väga super, et selline 100% pühendumine, pidev toetamine, kuidas sa meile kõigile andsid tagasisidet, et ma alati ootasin seda tagasisidet just ja tegin sellest oma järeldused siis. Et minu jaoks oli see lihtsalt hindamatu, et ma ütlengi, et mina võtan seda nagu eeskujuks, et milline pühendumine sinu poolt, hästi super. Ja sa natuke mainisid ka siin ennem, et just vahe oligi võib-olla siuke holistiline lähenemine, et ma olen ise olnud väga mitmes erinevas Valdviti grupis, kus oli ainult siis põhimõtteliselt puust ja punasega ainult Valdviti teemad ja minu jaoks jäi ta ka nagu isiklikult natukene nagu kuivaks. Ja siis ma mõtlesingi, et kuidas ma saan talle nagu siukest omapära juurde tuua
et mul on ju kõik need holistilised muud osad enne nii tugevasti alla ehitatud juba aastakümneid, et siis jagame kapaga. Ja täpselt seda sa tegidki, et ma hindan ka kõiki neid tööriistu, mis olid need Wildfiti välised, mis tegelikult tõidki selle välja, et see Wildfit minu jaoks ei olnud ainult nagu selline toitumise programm, vaid tegelikult oli ka enesekehtestuse programm. Mul ei ole mingit probleemi öelda ei, kui mulle pakutakse mingit toitu, mis ei ole minule enam hea. Et ma armastan ennast nagu piisavalt, ma väärtustan ennast, et ma ei ole enam seotud šokolaadiga, mis varem oli mulle, mis tõstis minu väärtust, et ma ju võin endale šokolaadi lubada, ma järelikult ma olen väärtuslik. Midagi sellist enam ei ole. Et see on jälle selline vau, et need super tööriistad tegelikult töötavad väga hästi ja mina ikkagi proovisin neid ka kõiki katsetada, et vaadata, kuidas nad siis toimivad ja julgen öelda, et nad 100% toimivad. Tuleb ise neid läbi teha ja olla julge ja avatud selles osas. Öelda, et mina tänan sind, Kristal, et sa olid minu teejuhiks ja ütleme, et see sinu holistiline lähenemine oli minu jaoks nagu ainuõige. Kui ma seda Wildfiti mõtlesin, siis ainult sina saidki minu coach olla. Et see oli nagu super teekond. Ma ütleks, et see oli nagu põnev seiklus just tänu sinule ka grupist rääkimata, eks ole, grupp oli meil ka ju väga super. Nii et ja sinu see pühendumine, toetus, need teadmised minu jaoks ainult nagu eeskujuks, nii et mina õppisin nagu rohkem, kui ma oleksin üldse osanud arvatagi. Väga super, et mul on ka nii hea meel, et sa said tulla ja ma kohe, kui ma vaatan ka oma nagu klientide nimekirja üle, siis mõne inimese vaim on kohe sihuke eriti aktivist ja no sinu vaim oli küll juba tükk aega ootas juba, et millal saab. Et nii lahe oli. Ja seda ta ootas ja see oli nagu õige, et see on üks nagu parimaid otsuseid, mis ma oma elus olen teinud, et see on lihtsalt väga uskumatu lihtsalt. Ja väga tubli. Ja nüüd, kui sa oma siukest suuremat võitude nimekirja vaatad, mis sa sealt veel välja tooksid, et mis oleks ka inspiratsiooniks teistele, kes võib-olla mõtisklevad, et pardale hüpata? Ja no mina tunnen, et minul on energiat rohkem, selline kergem oleku, ma jaksan rohkem toimetada, teha, inspiratsiooni on rohkem, uni on sügavam, minul oli enne unega probleeme, peavalud on kadunud. Mul on hea kontakt oma kehaga, ma kuulen, mida ta mulle ütleb ja erinevad isud on taandunud. Võin vabalt kõndida magusaletist mööda ja mul ei teki mitte mingisugust emotsiooni. Näonahk on parem ja pehmem, siin ka endale veel üle. Ja muidugi see, et tegelikult erinevatest mustritest sain lahti. Nagu toitumisega seoses, et minul oli ikkagi see sõltuvus, et on hea päev, võtan šokolaadi, oli kehva päev, siis lohutan ennast šokolaadiga, söön mingit kooki, siis mõtlen, et okei, karistan ennast sellega, et nüüd peab trenni tegema. Et kõik sellised nõmedad mustrid on minu jaoks nüüd nagu kadunud. Et ma olengi nüüd iseenda boss ja ma võingi julgelt otsustada, mida nüüd mina siis teen, mida ma söön ja millal ma seda teen. Ja ma tean, mis on mulle hea ja mis ei ole mulle hea. Mulle väga meeldis, et sa mainisid ka, et see kehaga kontakt ja keha kuulamine ja see on tõesti nagu väga suur vahe, et väga sageli enne Wildfiti me ei pruugi võib-olla sellises ühenduses olla ja seda nagu siis võib-olla sellisel kujul osata ka tõlgendada. Ja nüüd on tõesti, kui sa teed selle vale valiku, sa saad nagu nii otsese tagasiside, sest keha on niivõrd palju sügav puhastunud, et seal ei ole üldse varianti, et sa järgmine kord seda sama siis, võib-olla kui sa oled sadomasohhistlike, ma ei tea, tendentsidega, et põhimõtteliselt sa ei vali seda järgmisel korral. No just, ja tegelikult, et ma ikkagi austan ennast ja kehtestan ennast, et miks ma peaksin endale nagu halba soovima? Ikka hea. Just. Tegelikult oli ka, kuna minu tütar tegi ka seda osaliselt kaasa, 16-aastane, siis tegelikult ma küsisin ka tema käest, et mis oli nagu tema jaoks siis, kuna ta osaliselt tegi kaasa suurim võit. Ja tema ütles, et tema näonahk on nüüd super hea, ta on väga rahul nüüd. Ja see omakorda tõstis ka tema enesekindlust. Just, et nii vähe vaja, et täiesti ka teismelistele soovitada. Absoluutselt.
ja muidugi väga-väga super. Ja nüüd, kui rääkida, kellele sa veel soovitaksid seda programmi? Jah, ma mõtlesin, et esimesena soovitaks võib-olla nendele, kes on juba, ma ei tea, 10 dieeti võib-olla katsetanud ja tulemusi ei ole, et siis tegelikult WildFitiga on tulemused, kui sellele programmile pühenduda siis. Et ma arvangi, et kes natukenegi tunneb, et ta on valmis ikkagi pühenduma ja hoolib iseendast, siis kohe pardale. Just, ja kui ongi võib-olla soov nagu dieetide rattast nagu välja saada. Et eriti ma soovitan nendele, kes on juba katsetanud erinevaid dieete, aga lihtsalt tulemusi pole olnud. Et WildFit on küll selline programm, kus tulevad ka tulemused. Ja see kaalu langetamine on igal juhul lihtsalt ka boonuseks, et ei peagi eriti palju siin nagu võimlema, vaid et see lähebki lihtsalt alla. Ja et see kaasneb nagu tõesti, nagu sa ütled, boonusena, et ei ole vaja väga vehkida sellega. Jah, ja ma mõtlen, et tegelikult kõik, kes hoolivad iseendast, oma tervisest, tahaksid teada toitumisest rohkem ja on valmis pühenduma, kõik neid peaksid ka siia pardale tulema nagu kohe. Sest tegelikult need teadmised on ikka hindamatud ja mõtled, et kui vanaks peab selleks elama, et saada nagu selliseid teadmisi toitumisest, et minul oli ikka mitmeid kordi nagu vau, ma üldse ei tea selliseid asju ja nüüd ma saan teada, eks ole. See oli lihtsalt nagu hämmastav. Just, et ongi nagu sihuke toiduhariduse programm ka. Jah, no tegelikult võiksid ka, eks ole, lapsed sellest nagu juba teada saada, aga ma mõtlen, et võib-olla nemad siis saaksid omakorda oma vanemaid mõjutada, et hoopis niipidi seda teha, et ka see on täiesti võimalik, aga see peaks siis olema nagu WildFiti laste eri, sest et selline programm ilmselgelt lastele päris ei sobi. Või siis ongi nii, et lapsevanemad liituvad ja siis haaravad lapsed kaasa, nii nagu sina oma tütre või siis Riti oma tütrega toimetas. Ja niimoodi toimib see väga hästi. Kuigi ma tean nagu peresid siin, ütleme, et minu tütar on inspireerinud siis omakorda oma sõbrannasid ja on tulnud välja, et lapsed tahaksid väga meelsasti programmi kaasa teha, aga vanemad tõrguvad, et mis mõttes, eks ole. Just. Ja siis ongi võib-olla lastele vaja tekitada ideid, et kuidas nad saavad ise oma talendid töösse panna ja oma küllusega ise otsuseid teha, ise boss olla. Sest tegelikult mina arvasin ka enne seda programmi, et ma söön ju küllaltki tervislikult ja ma ikka ju üht-teist juba tean ja siis ma saan aru nagu programmis, et tegelikult ma tean ikka väga vähe. Ja kui on sõbrad öelnud, et sina sööd ju nii tervislikult, siis ütlen, et aga tegelikult saab veelgi teadlikum ja tervislikum olla. Ja ma ütleks, et just see teadlikkus ongi nagu see kõige suurem võit võib-olla, teadlikkus iseendast, toitumisest ja samuti nendest tööriistadest, mis on võimalik siis appi võtta, kui on mingisugune teema üleval. Just. Ja väga-väga imelised soovitused ja kogemused ja ma soovin sulle imelist jätkuvat WildFiti elustiili. No siin ei ole üldse küsimustki, et kas see saab olema osaks sinu tulevikust. Ja kindlasti jätkan, et see ei olegi teisiti lihtsalt võimalik. Just. Nii et väga hea, super ja suur tänu sulle. Ja aitäh sulle ja kogu grupile ka. Just.